Kas tead, kuidas kreem ja seenesupp mõjutab veresuhkrut? Ma testisin seda oma glükoosi monitoriga. Siin on tulemused. Portsjon oli umbes 300 millilitrit. Tavaline seenepüree supp. Aga maitse oli ootamatult magus, ilmselt lisatud suhkru või tärklise tõttu. Kehareaktsioon näitas, et süsivesikuid oli liiga palju. Enne söömist oli mu veresuhkur 6,4 millimollilitris. Tund hiljem tõusis see 8,7 peale. See on tõus 2,3 millimollilitris ehk 36%. See on liiga palju. Mina soovitan hoida veresuhkrut pärast sööki alla 7,9 millimollilitris ja tõusu mitte üle 30%. See supp ületas mõlemad piirid. Õppetund, isegi kui supp tundub kerge ja tervislik, võib see veresuhkrut kiiresti tõsta, eriti restoranis. Küsige, kas sinna on lisatud suhkrut või tehke ise kodus. Jälgi mind, et näha rohkem tõelisi toidukatseid.